Tallinna Openi peakorraldaja Vello Leitam, kolmas võistluspäev tegelikult juba Tallinna Openil on praegu käimas. Kuidas enesetunne hetkel on korraldajana? Väga hea, et kuna on see kolmas päev, siin mõne tunni pärast on varsti läbi ja kõik sujub, joon kohvi, kõik on korras, kõik on väga hästi. Tegelikult ei ole kõik hästi, kõik on ainult suurepärane. No arvestades, kui palju maadlejaid nende 3 päeva jooksul siit mattidelt läbi käib, siis kas sel aastal 2019 Tallinna Openil on see kuidagi olnud ka erakordne? On see kuidagi olnud teistmoodi ka korraldusliku poole pealt? Teistmoodi on see, et on jälle rohkem osalejaid, kui me ootasime ja naisi on ka rohkem, peaaegu 1,5 korda rohkem, et ligi 400 naist, et suurim Euroopa naiste maadlusvõistlus juba ja juba oleme juttu rääkinud rootslastega ja norrakatega ja teiste riikidega, kes on naistega siia koha peale tulnud, et nemad on juba teinud ettepaneku, et võistlus võiks olla niimoodi, et Kreeka-Rooma ühel päeval, vabamaadlus teisel päeval ja siis naiste maadlus eraldi, kuna naisi on juba nii palju. Ja me ütlesime ära üle 50 naisele ka, et lihtsalt ei mahu rohkem inimesi. Milline üleüldine tagasiside on olnud teistelt riikidelt, sest paljud riigid on ju lausa koondiste tasandil siin? No koondisid on üle 20, et tagasiside on, et Vello, sa oled suurepärane inimene ja väga ilusa võistluse oled teinud ja ma näen hea välja ja lips on ilus. Nii et pole küsimustki, 2020 Tallinna Open tuleb, küsimus on selles, et kas nüüd tuleb veel mitmepäevasem veel rohkem, et kas päevi saab veel juurde panna? No päevi tahaks juurde panna, aga tähendab, see on niisugune kulukas ettevõtmine ja väga palju sõltub ka sellest, et palju toetust saab ja olen ka rääkinud Kultuuriministeeriumiga, olen rääkinud ka Kulkaga, Tallinna linnaga. Tallinna linn on suurepärane olnud, Tallinna linn on kõvasti oma õla alla pannud ja jutt Tallinnaga on ka olnud see, et nemad kaaluvad, et võtta seda võistlust ja panna seda nende 2020. aasta olulise sündmuse kalendrisse. Nii et selles suhtes on hea, et ma toonitan kogu aeg, et üle 3000 inimest on Tallinnasse tulnud, 10-12 000 ööbimist, 1 000 000 eurot on käivet, 200 000 eurot on maksutulu. Et oleks tore, kui osa seda maksutulu tuleks tagasi. Tähendab võistlus, ära anna mulle kõik. Anna osa mulle ja siis see ülejäänud raha anna nendel, kes vaja veidi, Tallinn Music Week või mingid muud üritused, eks ole ju. Aga tähendab, oleks tore, tähendab, kui ma näen, et need, kes saavad 65 000 või 100 000 ja mis iganes oma üritusi korraldada, siis on jälle pankrotis ja me oleme siin ja saame 1000 eurot korraga siit või 1000 eurot korraga sealt, et see on naeruväärne ja tähendab, mulle tundub see nagu, järelikult ma ei oska ennast väga hästi turundada. Aga Tallinna Open 2020 kindlasti tuleb, sellest pole kahtlustki ja järgmisel aastal on 1000 maadlejad taas jälle Saku Suurhallis. Noh, tähendab 2020 peaks tulema, et ajad on broneeritud ja kui teeme ikka 3-päevase, nagu inimesed nagu nõuavad ja tahavad, siis võib juba 3000 maadleja poole minna, sest et kõik kokku oleme ära öelnud kusagil 1000 maadlejale sel aastal. Aitäh, Vello, jõudu! Kuule, jõudu tarvis! Aitäh teile!